Ma arvan, õpetamise juurde viis mind kaks asja. Üks asi on see, et mu ema on õpetaja, mu vanaema oli õpetaja ja ma olen üldse 5. põlve õpetaja. Aga õppides füüsikat ja nähes inimeste reaktsioone, kuidas alati füüsika peale öeldi, et füüsika, et see on ju nii raske, et kuidas sa sellest aru saad. Ja siis mul tekkis selline väljakutse endale, et kas mina saaksin õpetada füüsikat niimoodi, et see meeldib õpilastele, et see on õpilastele kerge ja arusaadav. E-gümnaasium kindlasti on ülihea võimalus neile, kellel ei ole võimalik käia 3 aastat päevases õppes keskkoolis. Ehk siis meil on palju õpilasi, kes on sportlased välismaal või kellel on jäänud haridustee kunagi varem lõpetamata ja nad tulevad selle juurde tagasi, aga nad teevad seda pere või töö kõrvalt. Samas E-gümnaasium sobib ka inimestele, kellele meeldib individuaalne lähenemine, kellel on vaja sellist individuaalset lähenemist. Saad ise kujundada enda õppeprotsessi, aga see ei ole samas selle õppeprotsessi kujundamise juures üksinda, vaid õpetaja leiab aja pühenduda ka sellele üksikule indiviidile, üksikule õpilasele, leida viis, kuidas tema saaks need kursused kõige paremini läbida ja kuidas tema saaks sealt just need teadmised või oskused kätte, mis temal edaspidi elus võiksid kasulikud olla. Õpetaja jaoks tähendab E-gümnaasium seda, et mingil määral sedasama asja nagu õpilase jaoks, et ka õpetaja jaoks E-gümnaasium on hästi paindlik. Et samamoodi mina töötan ka Tallinna Reaalkoolis õpetajana, töötan Transferwise'is finantsanalüütikuna. Mul on võimalik kõikide nende muude tegemiste kõrvalt siis ka E-gümnaasiumis õpetada ja selliste erinevate tegevuste või hobidega tegelemine annabki sellise värskuse või energia. E-gümnaasiumi keskkond on lihtne ja mugav, seal on põhiliselt siis me oleme kursused üles ehitanud Moodle'i keskkonnas. Et me oleme proovinud need kursused üles ehitada võimalikult kompaktsete plokkidena, et õpilase jaoks oleks arusaadav, et ta läheb arvutisse, teeb Moodle'i lahti ja ta näeb, et vot selle kursuse jaoks peaks alustama sellest. Siis ma proovin üles nüüd lahendada, siis ma kontakteerun õpetajaga, kui mul midagi ei segaseks. On võimalusi nii kooli koha peale tulla õpetajaga rääkima, on võimalus ka veebiteel saada õpetajaga kokku, kus näiteks lahendatakse kursuse teemadele vastavaid ülesandeid koos.